Raviteekonna alustamise eelduseks on patsiendi hoolimine oma kehakaalust ja terviseseisundist. Kui te soovite edasi minna, siis palume me täita teil ära meie koduleheküljel lühikese päringu vormi oma sobivuse teadasaamiseks. Seal me lähtume kehamassi indeksist ja kaasuvatest haigustest. Ja me saame ravi pakkuda ja soovitame sellest mõelda patsientidel, kelle kehamassi indeks on kõrgem kui 30. Kui te nendele tingimustele vastate, siis kutsume teid kirurgi konsultatsioonile. Et konsultatsioonile tulek ei tähenda seda, et te peate tingimata operatsioonini jõudma. On patsiente, kes peale konsultatsiooni oma otsusest loobub, tahab võtta järelemõtlemise aega ja on patsiente, kes peale konsultatsiooni saavad kinnitust oma soovidele ja soovivad edasi liikuda. Nende patsientide jaoks järgmisena pakume me toitumisterapeudi konsultatsiooni. Seal saate te parema ettekujutuse sellest, milline on toitumine peale operatsiooni, samuti kaardistatakse ära teie operatsiooni eelsed toitumisharjumused ja võimalikud vajadused neid muuta, ümber häälestada. Patsientidel, kelle kehamassi indeks on üle 35, soovitame me ka sellist 2 nädalast operatsiooni eelset dieeti, eesmärgiga vähendada maksavmõõtmeid. Ja selle dieedi eesmärk näiteks teie puhul oleks siis kaalu langus 4-5 kilogrammi, et sellest piisab ja see oma eesmärgid täidab. Seejärel annate te vereanalüüsid, kui on midagi vaja korrigeerida, näiteks vitamiinide ja mikrotoitainete tasemes enne operatsiooni, siis me seda koos toitumisterapeudiga saame teha. Ning seejärel lepitakse kokku operatsiooni kuupäev. Opipäeva hommikul tulete te haiglasse natukene enne kella 8. Meie assistent tuleb teile vastu, juhatab palatisse ja alati te võite olla kindel selles, et te vestlite enne operatsiooni nii oma kirurgi kui anestesioloogiga. Operatsioonid tehakse kõik üldanesteesias, üldnarkoosis ja üks vajalik, aga patsientide jaoks paratamatult ebameeldiv uuring, see on gastroskoopia, ehk siis mõõga neelamine rahvakeeles. See tehakse meie kliinikus üldnarkoosis, siis kui patsient juba magab enne operatsiooni. Et sellega me väldime selle uuringu tegemise ärkvel olekus, mis paljusid patsiente muidu häiriks ausaadavalt. Operatsioonid tehakse kõik laparoskoopiliselt, see tähendab seda, et haavad on minimaalsed, mõne millimeetrised. Taastumine peale operatsiooni on kiire, kõik, mis puudutab valu ja võib-olla sellist iiveldust, ebamugavustunnet jääb mõne tunni sisse peale operatsiooni ja järgmisel päeval praktiliselt kõik meie patsiendid lähevad koju. Et on väga harva on vajadus olla haiglas rohkem kui 1 öö peale operatsiooni. Kojuminek on võimalik nii enda transportiga, kas või ise autot juhtides. Muidugi me soovitame, kui vähegi võimalik, et keegi lähedastest tuleks vastu. Enne kojuminekut nõustab teid toitumisterapeut. Teile antakse põhjalikud juhised selle kohta, kuidas enda eest kodus hoolitseda, kuidas ravimeid kasutada, kuidas oma haavade eest hoolitseda. Ja tegelikult siin kohal võiks arvata, et meie teekond lõpeb, aga vastupidi, meie teekond alles algab, sellepärast et sama tähtis kui operatsioon on ka see, mis järgneb peale operatsiooni ja seda aastate jooksul. Kõik see, mida te vajate peale operatsiooni, nõustamised, konsultatsioonid, vereanalüüsid ja muu on teie jaoks tasuta ja me tõesti hoolitseme patsiendi eest kogu tema pika raviteekonna vältel.